me ootame. me ootame. Kes on see vend, kes siia saadetakse? Ma ütlesin, siia saadetakse tõenäoliselt üks välismaalane seda asja saneerima, see on selge. Noh, soomlane, viisakas inimene, kõik räägivad, tore mees, on ju, väga rahvusvaheline kogemus, töötanud Aafrikas, ma ei tea, Aasias, juhtinud mingeid suuri kontserne Londonis, mida iganes, panganduses. Esimene september, nagu esimene koolipäev, kõik on natuke nots üleval poole tõstnud oma dress code'i. Meestel juba panid lipsud ette. Uus mees tuleb, et jätta hea mulje. No, ma esimest kõnet kuulsin tal, mis ta tegi. Ma arvan, et see oli sügisel 2014. Eks ta tuli, pidi ju kohe pöörduma töötajate poole. Ja hakkas pihta see shareholder value jutt nagu. We need to increase shareholder value. Ta. Ma mäletan, kuulasin seda seal koos kolleegidega, seal istekohtigi olnud. Jalutasin poole pealt välja, kurat, lihtsalt. Ütlesin, no näete mehed. See mees on nüüd siin, läheb saneerimiseks. Küll, seda võib teha nagu viisakalt, on ju. Seda aga ei pea. Ja no mis meil oli? Me teeme oma suurklientidele, ma töötan Eesti kõige suuremate ettevõtetega, omanikega ja nii edasi. Me teeme nagu eksklusiivseid väljasõite. Ja? Noh, tegime põdrajahi klientidele. Oligi põdrajaht. No. Eesti tipp-oligarhid, kõik on kohal. Nikilat ei ole. Ei jõudnud sinna päeval. Ja siis on päev on möödas, on ju pikk jaht ja kõik on ju väga tore päev. Ja noh, mis õhtul süüakse korralikult, on ju. Käiakse saunas, räägitakse juttu, võetakse vits viina ja Nikile jõudis õhtul sinna nii-öelda jahilossi, on ju. Ja siis me olime juba väga, me olime heas tujus juba, on ju. Tavanat tegi ka paar pitsi ja siis üks hea kolleegiga seisab seal, räägib juttu. Mingil hetkel vaatame, mehed on peaaegu käsipidi teineteise kallal. Sekkume, et jumala eest, et tekiks mingi skandaali. Lahutame mehed ära põhimõtteliselt füüsiliselt, on ju. Kliendid, ma arvan, et ei näinud seda pealt. Võib-olla tajusid, et midagi seal oli. Ja pärast küsin seda, mis siis juhtus nagu. Ja mu kolleeg oli ütelnud Nikilale, tead, väga hea mees oled, tundub, suurte kogemustega, aga võta teadmiseks seda, et sa astud väga suurtesse kingadesse siin. Eelmised juhid olid väga head juhid, kõik armastasime neid. Ja Nikil ütles sellele mehele, ära vittule mu kanssa. Mille peale, siis oleks läinud peaaegu käsipidi kokku nad. See oli oktoober 2014. Siis ma tegelikult juba teadsin olgu. Ega siit mingit head nahku ei tule, aga midagi võib teha nagu. Sest see mees sõidab meist nagu täiega muidu üle. Sügis läks mööda, on ju, midagi ei juhtunud. Ma lõpuks sain siis nagu detsembris sain siis veel, on ju, 4 inimest kokku, 5 asutasime siis selle allühingu, on ju, ära. Ja siis hakkas toimuma, on ju. Rääkisin Nikilale ära selle loo jaanuaris, ütles, et on asutatud. Väga tore, et on asutatud. Kindlasti tuleb huvitav evolutsiooniline protsess. Oleme sõbrad. Ja põhisõnum, mida Nikil mulle ütles. You have to be responsible. Doing this. Ja? Ma olin väga nõus taga. Aga responsible from, kelle ees? Kelle ees vastutada? Mina vastutan töötajate ees. Ja tema tahtis, et ma vastutaks tema ees. Et ma teeks kollase ametiühingu talle, kes ei küsiks mitte midagi, kes oleks see puhver lihtsalt, et tema saaks jälle teha, mida tema soovib, on ju,
ja töötajad ei teeks oma suud lahti. Noh, ma alguses talle nagu vihjasin, et ma olen ka tore inimene. Ja siis ta lasi mul teha esimese koosoleku Nordea peamajas. Kõik pandi veel intranetti, pandi kuulutus üles, et tuleb koosolek, Hannes räägib, on ju. Ja ma pidasin seal kuskil tunniajase kõne ja vastutasin inimeste ees ja kutsusin neid üles seisma enda eest, mitte seisma aktsionäride eest. Küsimus otsustab selle üle, kuidas seda väärtust jagada. Noh, selleks on väga lihtne vastus. Küsimus, kes teeb eelarvet? Sest eelarve on ju peegeldus kasumi aruandest. Seda teeb juhtkond. Kes valib juhtkonna? No, seda teevad omanikud. Sellepärast ehk me kuuleme ka väga palju räägitavat väärtusest aktsionäridele, shareholder value'st. Ja ühesõnaga ma tahan jõuda sinna, et need ülejäänud, kes on väärtust loonud, kes tahaks ka selle väärtuse jagamisel osaleda, kui nad on sellest välja lülitatud, siis ütleme, et kellelegi see päeva lõpuks õnne ei too. Mul tuleb üks näide meelde oma lapsepõlvest, mul on kaksikvend. Meil oli väga suur probleem täpselt selle sama väärtuse jagamisega, ema tõi meil õhtul koogi. Ja siis oli küsimus, kuidas seda jagada. Algselt me mõtlesime, et siis üks mees lõikab ja siis ta ka valib, kumma tüki ta võtab. No, te kujutate ette, mis tulemus oli, kuna tema käes oli nii nuga kui ka siis hilisem valiku võimalus, siis teine sai väikse killu ja tema võttis siis enamus. Sellele järgmised tülid, kaklused, tihti ka kaldusime vägivalda kasutama. See ei olnud mudel õnnelikuks perekonnaks, õnnelikuks venduseks. Mingil hetkel me saime aru, me olime kuskil 4. klassis, see ei ole liiga keeruline. Et võib-olla paneks paika reeglid. Sellised reeglid, mis toodavad rahulolu, õiglust ja vähe vägivalda. Ja lahendus oli see, et kui üks mees lõikab, siis teine mees valib. Ja üldiselt see kook ikka sai pooleks jagatud, väga ilusasti. Ja mul on olnud mõned huvitavad jutuajamised ka keskastme juhtidega, kes tõesti siiralt on öelnud, et neil on piinlik. Neil on piinlik aastast aastasse anda ette uusi KPI-sid, uusi eesmärke, mida on vaja saavutada. Ja kuna eelarve kulu poole neile ette antud, siis ei saa mitte midagi vastu anda. Sellega seoses mul tuleb ka üks isiklik lugu meelde, kui väike poiss oli, ema keetis suppi. Noh, väga tore. Ma söön seda suppi, mõtlen, et ema, see supp on mage. Ja selle asemel, et ulatada mulle soolatoos, ütles ta, võttis siis, et seal maitses, et ei ole mage. Ma söö ära. Ja mis mul üle jäi, eks ma sain selle suppi ära ja lootsin, et järgmine potitäis on, siin on soola ka pandud. Aga isegi selles paralleelis, et tal on see soolatops, aga ta ei saa anda sulle seda. Sa pead ootama seda järgmist potitäit. Et järgmine asi, mis on siis uus mängureegel, struktuuri muudatused ja koondamised. Samuti võimalik mõjutada. Ja see fakt, et Andresel oli tehtud eelmisel aastal sulgeda 6 kontorit. Andres oli sellel vastu. Ega ta muidu ei palunud tegeleda selle ametiühingu teemaga, sest tal ei olnud seljategust. Ja me teame, mis oli tulemas. Küsimus on, kas töötajad on üldse selle mingite suuremate koondamiste ja struktuuri muutustega nõus. Küsimus on, millises tempos seda teha. Küsimus on, mis on ette teatamine, kas see on seadusest tulenev või on mingid paremad tingimused kokku lepitud. Ja küsimus on, millised on siis hüvitised, kas on miinimumseadus või on mingi muu. Et kas kutsuda üldse seda asja ametiühinguks, et see on kuidagi tekitab kõhedust.
ma ütlesin, ma ei tea, ma mõtlesin, et noh, Nordea kolleegide klubi. See ju, see on nagu spordiklubi, inimesed ajavad segi, on ju. No ei, võib-olla ikkagi kutsume ikka ametiühing, no see on see, mis ta on. Siis küsimus sellest, kas on ikka vaja kommunikeerida inimestele tõusvaid palku, et ametiühing võitleb või seisab selle eest, et inimeste palgad tõuseksid. Et kas see võiks öelda, et palgad on kindlad? Ma ütlesin, et kindel palk on ka hea, aga tõusev palk on ju parem. Et ma olen siin mõned näited toon, millised kollektiivlepingud on Tallinkis, Eesti Energias, määnduses kokku lepitud, need on kõik kasumlikumad ettevõtted. Minu teada Nordea on ka kasumlik ettevõte, et palgad ju võivad tõusta raha. Ja siis on see töökoha kindlus. Et kas see ikka hirmus ei ole, kui ma seda ütlen, et ametiühing seisab selle eest, et inimeste töökoht oleks kindlam. Kõik, mis puudutab koondamise ja kogu selle asjaga seondab. Ja ma vastasin, et mis hirmus, ma nagu müün kodukindlustust inimestele. Ma ütlen, et kui läheb põlema, siis sul on okei, siis on kindel. Et see ei ole inimeste hirmus, vaid see on pigem mingite teatud hirmude mahavõtmine. Ja siis üks huvitav küsimus, mis ma arvan, et on väga oluline. Väga hea küsimus, aga mis väärtust loob ametiühingu usaldus ise? Ja ma vastasin selle nii, et ma olen ainuke inimene siin majas ja selles organisatsioonis, kes on justkui inimeste juht. Ja kelle valimisel ja kellele suuniste andmisel on inimestel õigus seda teha. Ilma, et nad tunneksid, et nad oleks võimalik kuidagi vastu nähte saada. Ainuke demokraatlik organisatsioon. Ja me teame, et me palju räägime vabadustest, demokraatiast, mõelge ise, palju me sellega kokku puutume. Oma vanemaid me ei vali. No ei ole, ei ole päris see. Koolis on ju, direktorid, õpetajad. No ei ole seda demokraatia. On ikkagi käsumajandus, teeme nii ja olgu tehtud. Töö, nüüd me oleme täiskasvanuks saanud, siin me vedame pool oma produktiivsest ajast. Mitte ühtegi, mingit valikut meil siin ei ole, midagi teha ei saa. Ma arvan, et see on väga oluline asi. Ja üks kommentaar veel, et kui see kollektiivleping on allkirjastatud, siis ma suurima hea meelega annan sisse oma lahkumisavalduse ja minu teened selle organisatsiooni ees on täidetud. Ma tunnen, et ma olen oma töö ära teinud. Ehk et mind ei saa kuidagi mõjutada, ei positiivselt, et karjäärivõimalused kaovad selles organisatsioonis või negatiivselt. Ma lahkun mingil hetkel nagu nii. Aga ehk siis ma olen suhteliselt sõltumatu selles protsessis. Miks see konfidentsiaalne on? Ajaloos kahjuks on inimesi taga kiusatud selle pärast, et see on selle jaoks. Tegemist on täiesti, see on mingi põrandalune liikumine, mingisugune salaorganisatsioon. Kuigi see oleks palju põnev. Teeme eraldi veel ühe põrandalus organisatsioon. Väga hea kommentaar. Siis võib-olla küsimus, millele kõik ootavad vastust on, kuidas on Petri sellesse suhtunud, mis on olnud tema reaktsioon. Petriga ma olen istunud paar korda, rääkinud avatult ja väga konstruktiivselt. Et Petri suhtub sellesse, nagu ma arvan, et suhtuma peab. Ma loodan, et need mõtted nagu puudutasid teid ja te ühinete. Kui ei puudutanud, siis pole ka midagi, see on kõik hästi, midagi muuta ei ole vaja. Ma arvan, et hoiame kokku, siis saame asju paremaks teha. Ja lõpetaks klassikuid Ilfi ja Petrovi, tsiteerides, et ainult kassipojad sünnivad kiiresti, kõik muu võtab aega, aga positiivsemalt veel jää hakkas liikuma. Ma tänan teid. Kui Nikile seda kõnet nägi, me pidime selle kõne riputama üles, siis veebi, kõik pidid seda näha saama. Nikile nägi seda kõnet pärast. Ma saatsin talle video, ütlesin, palun riputa üles. Ta ütles, kui ma oleks teadnud, et siukest juttu räägid, ma oleks sulle seda ruumigi andnud. Mingit kõnet ei oleks üldse toimunudki. Ja siis ma sain aru, this is going to be a struggle. Klassika.
no ja siis hakkas kerima. Järgmisena tegi Nickile oma legendaarset kõnet. How to create shareholder value, whatever great plans I have, on ju. Pank teenib 40 miljonit netokasumit ja mees ütles töötajatele, pank on kahjumlik. Ja ta tahtis öelda, et pank ei teeni piisavalt kasumit, aga ta ütles kahjumlik. On ju? Kas keegi sai veel valesti aru siin, et me oleme kasumikud? Küsis. Lõpuks keegi enam käsi ei tõstnud. Nagu. Mina küsisin ainult ebameeldivaid küsimusi, mille peale läks röökima peale. Aga seda esimest kõnet ei võetud linti, nagu seda ei ole kellelgi. See, kus ta läks isiklikuks, hakkas mind ründama. Is this a question or a comment? Ma ütlesin both. Will you answer? No. No, you will sit down, Hannes. 70 inimest kuulas seda. Kõik läksid välja sealt näost valged. Näost valged ütlesid, no nad ootsid, see mees on nagu, just ei poolda ametiühingut, aga minna usaldusisiku vastu isiklikuks kõigi ees, rünnata mind. No ja siis, kuna see olid tehnilised probleemid, seda ei suudetud nagu kontorivõrku üle kanda. Kogu kontorivõrk, seal paarsada inimest ei näinud, ei kuulnud seda kõne, siis, ja seda linti ka nad ei suutnud võtta, siis Nickile tegi uue kõne, täpselt sama asja, 2 päeva pärast. Ja siis ma läksin kohale, ma panin oma telefoni lindistama. Ja seal, seal ta hoidis tagasi nii kaua, kui neid jaksas. Aga ma küsisin ka küsimusi, on ju. Jälle, Nelson Mandelad, Hannes is a romantic dreamer. If you think we're gonna cook up a deal here, seda ta ütles kollektiivlepingu kohta. And I will sign it. Have no illusions. This will not happen, oli tema vastus. Ma surusin tal kätt pärast, ütlesin väga hea kõne oli, aitäh Petri. Romantic idea that we cook up a deal in here and then I will sign, have no illusions that this will not happen. So, and by the way, people were also asking that am I angry to Hannes because he's been doing this thing, so let me just comment on that because you get the impression that I might be angry. And I was saying to someone, one of my favorite quotes from one of the personal heroes, I think, that are great persons. So Nelson Mandela was asked this question when he was coming out of the jail that, are you angry to these people who locked you up? And then he said that, no, I'm not angry because, they didn't exactly know what they were doing. So I think that's kind of my perspective on this, that, I understand that this is a new thing and there will be lots of things that are not so exactly. Nelson Mandela or So I would really be glad to accept your public apologies because 80 people heard that, and I'm the representative of employees. No, I haven't called you that. So I apologize on your behalf for the messages that you've sent out. First of all, because I think it's possibly not fair for our people that they've been thinking of things, worrying about things that people should not have worries about. So that concerns me, and I'm not apologizing. I'm only apologizing that people have been exposed to those messages, and I haven't called you irresponsible. If that was the impression, then sorry for that impression. I think I called you what you are, a sweet and romantic guy who I think has publicly announced that this is a great project, and after you've kind of done this project, you will somehow disappear, which I think is an interesting way to position yourself with this in terms of responsibility. So, that's what I've understood. So, good. Ja siis meil oli kokku lepitud järgmine kokkusaamine. Mina esindan ametiühingut, ja tema siis panka. Ja see pidi toimuma päev peale suurkliendi vastuvõttu. Me teeme suuri vastuvõtte, seal on kuskil 400-500 klienti pluss töötajad, suur selline üritus, väga tipp-topp, kontserdid, mis seal kõik välja mõeldakse. Ja pärast oli, alati on mingi afterparty, olime juba pangis seal varajast, hiliste öötundideni ikka. Ja kohtumine oli
halvaks ajaks pandud, mingi hommikul kell 11 või midagi sellist, on ju. Magasin täiega sisse nagu. Ärkisin telefoni kõne peale, Nikil helistab mulle, küsib, kus sa oled, nagu ma ütlesin, kurat, magasin sisse, on ju. Sorry, hakkan kohe tulema, on ju. Lükkasime edasi, kell 1 saime kokku. Ja see on ainuke asi, see on asi, kus on ainult minu sõna, tema sõna vastu. Aga mina olen, kui on vajadus, siis ma olen nõus kohtus vandel seda tunnistama. Ja siis ta juba nägi, et kurat, Hannes on siuke väänik, on ju, hakkab siin vastu mulle. Ja ma ütlesin talle, et kuule, Petri, et me teeme selle kollektiivlepingu, on ju. See ei hakka mõjutama selle aasta eelarvet, on ju. Ma võitlen palkade eest, ma võitlen selle eest, et ei võtta hüvesid inimestele ära. Maybe, kui me jõuame nii kaugele, see hakkab mõjutama järgmise aasta eelarvet alles. Ära selle aasta eelarve pärast muretse. See tood oma tulemused ära, on ju. Kõik on hästi. Ja see meil on nii suur ego, on ju. Ta ütles, et sina poiss nagu. Ei hakka siin mulle midagi ütlema. Nagu. Mina tean, mida ma siin teen. Sina mõjutad siin mingid eelarved. Ja siis ta pani selle lege teksti nagu. Inglis keeles rääksime kõik. Seda ma nimetan ka I don't give a shit nagu jutuks, mis ta tegi. Ta ütles mulle, Hannes, I don't give a shit about you. I don't give a shit about Estonia. I don't give a shit about Inga. Kes oli Baltikumi juht. Sest see mees saadet siia Soomest. Tema katus on Soomes. Ma kuulan nagu, peale seda kohtumist ma ütlesin Nikila, everything from now on will be on the record. Kui me kohtume, it will be on the record. Kui sa helistad mulle, it will be on the record. Ja siis ma vaatasin, okei, ma tulin veel alla sealt 9. Meie korrus on 8, on ju. Ja jälle kolleegid võivad seda peegeldada, mis mu näo siis oli ja mida ma siis kolleegidele rääkisin. Mis ma ütlesin? Ma ütlesin, meil on vastas sotsiopaat. Meil on hull vastas. I give a shit. You know, you can have opinions about the roles of unions, whether we agree to those opinions or not is not the point in here. You know, the whole point is to create a kind of adult conversation about those themes. And, you know. And personally, you know, Hannes, and personally on your video or your meetings or road talks or whatever for this issue, you can be as strong a supporter for the establishing of the trade unions as you like. That's not a problem. That's not an issue. Of course you can be, if you are the one who wants to establish this, and you may have your oral argumentation. But please no reference to past managers. No ja siis läks edasi kogu see pull nagu. Mina jätnud järgi, on ju. Mina pommitsin neid e-mailidega, saime kokku, keelasid kõik asjad ära, midagi teha ei saa, kohtuda töötajatega ei saa. See siseveeb on offline, on ju. Töömeilidele ei tohi kirjutada töötajatele, kõik asjad, kõik keelati ära, mis vähegi keelata andis. Ja seal oli üks klausel veel, mida ei tohi teha, meediaga ei tohi suhelda. Nii, 1. mai, Tammsaare pargis, tore ametiühingutena, suur mingi miiting, Peep Peterson on kohal, peab kõne, Nestor on kohal, Riigikogu esimees, ka vana ametiühingu mees tegelikult. Suruvad seal mul kätt, ütlevad jõudu sulle, me oleme sinuga, ma mõtlesin aitäh. Pidasin ka lühikese kõne seal rahva ees, mis Eesti Raadio lindistas, kõik läks vastu linti. Võeti mult intervjuu, küsiti, kuule, aga mille eest sa siis seisad? Mis pangas mingit ametiühingut tahad luua? Mis kasu sellest on? Pankuritel läheb ju hästi. Ja seda intervjuud võib vaadata üle, aga mis ma selle ütlesin? Oli väga hillitsetud. Ma ütlesin, et panganduses ootavad ees muudatused. Kõik see digitaliseerimine, kõik see on ju, et kontorid ei ole nii palju vaja, sularaha ei ole vaja.
see tööstus muutub väga kiirelt, on ju. Ja ma ütlesin, et nende muudatuste kaalumisel ja elluviimisel võiks arvestada töötajate huvidega. Ma selleks loon ametiühingu. Ja teine asi, mis on peale, see on veel suurem, on see, kui meditsiinisektoris on meil meeste ja naiste vaheline palgalõhe. Finantssektoris meid üle 40%. Ja loomulikult see ei ole horisontaalne kõik. Et sama tööd tegevatele meestele ja naistele maksaks erinev. Loomulikult seal on ka vertikaalne aspekt. Ma arvan, et see domineerib, aga ei tea. Infot ei ole. Seda ei ole ka panka andnud, ja seda ei ole võimalik meil analüüsida. Nagu haiglates on ju. Kirurgid on mehed, juhid on mehed ja kõik ülejäänud on naised, on ju, madalamatel töökohtadel. Ja ühesõnaga palgalõhe tõstatasime üles. Samas on aga ametiühinguga viimasel ajal hakanud liituma panganduses töötavad inimesed. Finantssektori töötajate liit asutati ülemöödunud aastal. Pangandusmaastikul on ees ootamas teatud määral muutused ja siis oleks mõistlik, et töötajate huvidega arvestatakse nende muutuste läbiviimisel. Kas võivad tulla ka koondamised? Seda on raske kommenteerida, et kõik pangad otsustavad ise. Meil on siin pretsedente olnud, et Danske ju sulges oma kontorid näiteks. Tänasel ametiühingute transporditöötajad kaubandus. Ametiühing on üsna värskelt loodud isegi pangandusse. Kuidas pangatöötaja kõige otsesemalt tunnetab seda mingisugust abi, mida ta võib saada liidu? No kas või see, et finantssektoris on kõige suurem meeste ja naiste vaheline palgalõhe. Et ainuke organisatsioon, kes selle teemaga saab tegeleda, on ametiühing ja kollektiivse tasandil. No ja mis oli? 1. mai on ju, oli see. 10. mai. Hannes, kuule, meil on sul üks jutt. Ole hea, astu siia boksi. Vaatan, personalijuht on kohal, minu otsene ülemus on kohal ja siis on veel 3. inimene kohal. Vaatan, paber on laual, oli veel tagurpidi keeratud. Tuli välja, et 3. inimene on tunnistaja selleks, et kui ma ei ole nõus alla kirjutama, et ma olen selle paberi saanud, siis inimene pärast tunnistab, et tal on antud üle see 2 ülemuse poolt. Küsin, et mille siis probleem? Ütleb, mees hilineb tööle, 2 kasutate panga sidevahendeid ebaotstarbeliselt ja 3. oled kahjustanud panga mainet meedias. Jällegi, kuna mind tõmmati natti pidi sinna sisse, siis on sõna vastu. Sest ma isegi olin nii üllatunud, et ei pannud lindistama seda. Pärast kõik pank töövaidluskomisjonis tunnistaja enam ei mäletanud, mis mulle seal räägiti. Kõik oli unustatud. Mina ei tea, me andsime paberi, selgitsime. Ametiühingust on mingit juttu. Küsisin veel, et esimene asi istusin sinna, vaatasin, paber on laual. Küsisin, et lasete kohe lahti või? Ma otsen üle, mis see first strike. Eesti seadused on need, sul on neid 2 vaja. Esimene hoiatus, teine vallandamine. No väga hea on ju. Vend ütles mulle kohe, et no jaanipäevaks oled sa läinud sealt. Ma ütlesin, ei tea, kas nad enne suve viitsivad tegeleda sellega. No mis edasi sai, on ju? Edasi sai see, et päris hea juhus oli, et sõber kutsus purjetama. Hannes tuleb purjetama Horvaatiasse. Hea meelega. Käisime, olime nädal aega merel, seal jõuan tagasi. Otsene ülemus ütleb mulle, kuule, mul on sulle üks jutt nagu. Vaatasin, et ossak kurat, et kas teevadki kohe ära või? Aga ei tea, ei olnud nii palju inimesi, olime 2 mees ütleb mulle, Hannes, tead, me oleme siin arutanud ja Nikilaga räägitud ja Nikila tahab sind back office'isse saata. Ma küsisin, miks nagu? No, sest sa ei ole kõlblik suurklientidega suhtlema. See võib rikkuda nagu panga ja klientide vahelist suhet. Ma küsisin, mis asi siis? See, et sa tegeled siin mingi ametiühinguga, sa oled mingi vasakpoolne kuidagi või punane, ma ei tea, mis värvi on ju. Ma ütlesin, mis mõttes saadate mu back office'isse? Ja kuidas te saate saata, mul on nüüd tööleping, mehed. Tehke mulle pakkumine siis. Tahate saata, pakute mulle uut töökohta, mis on palk, mis on tingimused, on ju.
küsin hiljem üle seda kõigilt, mis see nüüd siis toimuma hakkab, on ju, tuleb see pakkumine või ei tule, sellele enam ei vastatud, on ju. Ja no mis edasi sai, on ju, juunikuus oli üks korporatiivpanga nagu koosolek, noh, kus ma siis Nikila räägib seal oma, ma ei tea, oma lapse, ma ei tea, jalgpallivõistlusest ja räägib sellest, kui hästi meil kõik läheb ja inimesed küsivad küsimusi, et kuule, et meil on ülekoormus, et meil oleks inimesi juurde vaja, nende küsimustele põhimõtteliselt mees ei vasta, on ju. Ja siis tahab selle koosoleku ära lõpetada, ma ütlen, oot, aga mul oleks ka mõned küsimused, on ju. Ja mees kõigepealt ütleb, sina ei saa küsimusi küsida. Kellena sa küsid seda? Kas suurkliendi haldurina või töötajate esindajana? Ma ütlesin, ma ei tea, kumba soovid nagu. See on, jah, suurkliendi haldurina küsin küsimusi. Küsisin palkade kohta, küsisin kulude kattimise kohta, selle kohta, et back office tahetakse peamajast väidetavalt, noh, olid sellised jutud, kõlakad käisid, tahetakse kuhugile, ma ei tea, Mustamäele kolida, on ju. Seal on odavam rendi hind lihtsalt, on ju. Et mis need raamatupidajad istuvad seal kalli pinna peal seal peamajas. Mees läks nii närvi nagu, ta oleks peaaegu laua pealt maha kukkunud. Ja ütles, et ma ei vasta nendele küsimust. No, I'm asking just questions which are interesting for the people, for the employees and corporate banking employees. We will not discuss the union-related issues. This is not a union-related issue. It's just a general question about salaries. Second question I would have about... Hannes, I'm telling you now this that if you start to use this meeting for union purposes... It's not a union purpose. I don't understand. I mean, everybody else could ask questions. Why can I ask questions? Well, you need to recognize your role as being different. No, but I'm here as a relationship manager. So then discuss the topics that are relevant for the relationship management. Well, I mean, we had a question about the workload and the staff issue. I mean, I have a question about salaries and costs perhaps also. But you're not willing to discuss them or answer. Well, I'm not willing to discuss the union-related issues in this forum because that's disrespectful for this group. What do you mean? These people are members of union anyway and employees. Yes. Okay, so Hannes, I think, like I said, the options are that either we discuss the topics that this meeting is planned for, or we need to organize another meeting. So you will not answer my questions? No, that's not the point. The point is that there's a time and place for different discussions. You are the boss. But, you know, we need to respect the rules of engagement we have agreed. I think we should respect the employees, and if they have questions, then management should answer. That's as simple as that. Ja siis noh, oligi, see meeting lõppes ära, me ütles in my office, right now. Läheme ülemusega, sõidame üles. Ja siis ma olin smart enough nagu. Telefon sisse, istume maha ja tund aega mees töötleb. We have rules. We have agreed on the rules. Ma ütlesin, no we haven't agreed. Meil ei midagi kokku leppinud. Te ütlesite, et kõik asjad on keelatud. Ma ütlesin, ma ei kirjuta sellele alla, on teatud seadused Eestis, on inimestel on ühinemisvabadus, ametiühingu usaldusisikul on teatud õigused, on. Ja siis see vend ütles, no. Let's in this room, we practice one thing, which is called honesty. Sure. Okay, so let's not talk bullshit here. Now, at the same time with that agreement, it's been made explicit that this is the way in which we will operate. And we will not operate in any other way. So you may have ideas about operating in other way, but we will not operate in any other way. Because, Hannes, let me just make this absolutely crystal clear. Please. That violating this agreement in any shape or form will not be tolerated. And I'm asking that, is your signature having any weight? I haven't signed anything. Are you playing stupid or you don't take this seriously? You show no respect to the agreements we have, and this I will not tolerate. Do you understand that? Yes, sir. You're not a lawyer, so you know your view of the law means nothing. In terms of your practical experience with dealing with these things or having substance knowledge of the practices of law
is 0. We have nothing in the agreements that is violating the law. If you promote these kind of ideas that we have agreements made by this company that are against the law, this is a serious accusation. So you need to get to a place where you have established an understanding of the rules. Maybe agreement is pushing it too far, but you need to have an understanding of them. The expectation is that you act accordingly. Now, if either one of these seems to be problematic, we have an issue. But just to be clear on this, we will not get to operate with the kind of setup that you seem to have in mind, that we have agreements and then you will do what you like. So don't play stupid in this room. I said to you already once that in this room, a couple of principles. One is honesty, and the other thing is to have a bit of respect. So let's respect each other and be, let's cut the crap and bullshit. You have warned me to terminate my contract. Come on, what respect are you talking about? You are showing disrespect for the agreements, you're showing disrespect for your colleagues and for the management. And this, we will not tolerate. Just that you're clear. I heard you. The other concept that I would like to remind you, Hannes, is that if you give statements that are untrue and accusations against this company and our conduct, this will not be taken lightly. That's good to hear. We've been awarded for standing for people's rights and being a good employer. Now you are putting a message there that is in 100% conflict of that, and we are not taking that lightly. So be aware of that. You don't understand the substance, first of all, and secondly, you don't care about the process. The agreements on our cooperation method are violating the law. This is bullshit. They're not. They are very sound principles that have been agreed, that are perfectly in line with the law, also agreed by this Nordea Union president, this Mr. Riese that you say that is very concerned, which is also bullshit. You have a very different take that what would be appropriate conduct, what would be appropriate use of company channels, and for some time you can have this position that okay, you the flag carrier or the whatever you want to call yourself and be a different position to. But I'm saying that this is not a sustainable position because this is an adult environment. Let's cut the crap and bullshit here. Põhimõtteliselt ütles, et kui sa astud üle nendest reeglitest, mis nemad on just mulle ette kirjutanud, ehk siis piirangutest, siis see point oli. This we will not tolerate. Vaatasin ka, seda võib üle kuulata pärast. Ma küsisin, et what, you gonna fire me? Ma olen teile öelnud, mind ei huvita see, kas te lasete mind lahti või mitte. Mul ei ole naist, mul ei ole last, mul ei ole kodulaenu. Lasete mu lahti või? Saad sellega, sa ei saa mind ähvardada sellega. Ma ei löö sulle kulpina. Läksime laiali, see oli juunikuus. Siis ma tundsin, mul hakkab tervis üles ütlema seal. Ja siis hakkasin vaikselt oma assistendile ütlema ja otsesele juhile ka, et mingil hetkel ma lähen haiguslehele. Sest ma lihtsalt füüsiliselt ma ei pea vastu. Iga päev hommikulöögid, õhtulöögid, kui sa töö juures juba öökima hakkad peldikus. Väga halb. Sa ei saa oma tööd enam teha. Ja ei maga normaalselt ja kõik see on. Ja siis, mis on järgmine asi? Järgmine asi on siis seesama suurkliendi vastuvõtt, suvine. Noblessneris. Meil on terve ooper, mängitakse seal ette või mis seal oli, Kaljuste koorid, värgid, tohutu show, seal on kõik jutud, kõik mu kliendid on kohal, suviselt rõõmsad, väliüritus, mõnus seal sadamast. Ja siis vaikselt hakkasid meestele ütlema, et tegelikult see info oli juba lekkinud nagu nii, kõik töötajad pangast teadsid, seda ei olnud veel pressis ainult kirja pandud, et ma olen hoiatuse saanud juba, suhted on pingelised, ma ütlesin lihtsalt klientidele, et mingil hetkel ma ei ole enam teie kliendi haldur tõenäoliselt, kas seal on siis tervislikel põhjustel või mingitel muudel põhjustel, ja siis järgmisel päeval
ma breachisin veel ühte piirangut, mis mulle oli Nikkila pannud, on ju. Nikkila ja Baltikumi juriidilise teenistuse juht Eero Hurme, see oli juba maikuus või see oli aprillis äkki või. Noh, see puudutas minu esimest kõne, on ju, kus ma rääkisin Andres Laanest, ma rääkisin nagu seda proloogi, kus see kõik alguse sai, on ju, ja miks ma seda tegin ja kogu see lugu, on ju, et Laane saadeti minema teatud põhjustel ja sellepärast ma hakkasin tegema seda kollektiivset kaitset, on ju. Ja päev peale seda suurkliendi vastuvõttu oli mul töötajate koosolek kutsutud kokku, mis siis pank lubas teha mul augustis. Ja seal ma mainisin jälle Andres Laane nime, ehk ma mitte provokatiivselt, aga jäädes tõele truuks, on ju, rääkisin veel kord, kuidas asjad on ju, ja siis oli suht selge, et nagu võiks haamer tulla jälle. Ühesõnaga, me elame nüüd selles uues normaalsuses juba 5 aastat peale majanduskriisi. Ja mis see uus normaalsus tähendab tegelikult seda, et igal pool, eriti Euroopas, käib hirmus kasimuse taga. Nordea Grupp 2011 ma lugesin mingit artiklit, kus lansseeris siis programmi vähendamaks töötajaid ja tõstmaks efektiivsust, vähendamaks kulusid ja tõstmaks tulusid. Et tänaseks on siis juhtkonna vahetuse tulemusena on ju tegelikult rakendatakse neid samu kasinusmeetmeid või siis ütleme saneerimismeetmeid on ju ka Nordea Eestis selleks, et suurendada kasumlikkust. Et ühel või teisel viisil töötajad seda ka nagu tunnetavad. Kui oli selge, et see mõju meile jõuab ka Eestisse, siis tekkis see mõte ametiühing luua siia töötajate kaitseks. Ja Andres Laanega eelmise aasta mais meil istumine oli, kus ta kiitis selle mõtte heaks ja ütles, et asjal on ainult jumet siis, kui sõlmitakse ka kollektiivleping. Tänase juhtkonna seisukoht on oluliselt erinev sellest eelnevast. See oli märtsikuus, kui Petri Nikkila tegi oma järjekordse esinemise, kus ta rääkis, et Nordea Eesti on kahjumlik. Kõikide traditsiooniliste raamatupidamistavade järgi meil on puhas kasum, me ei ole kahjumlikud, me oleme kasumlikud. Et mida tehakse kahjumliku ettevõttega, seda saneeritakse. Kuidas nüüd see ametiühing siis sellesse sobib? Ei sobi. Ettevõtte juhtkond ei saa saneerida, kui tal on vastas ametiühing, kes tahaks läbi rääkida tingimusi. Ja kui mina oleks juhatus ja ma tahaks blokeerida ametiühingu nagu loomise, siis ma ütlen ausalt, mina paremini seda ei oskaks teha, kui täna seda on tehtud. Et mis me teha on ikkagi organiseeruda ja saada see ametiühing nagu korralikult tööle. Sellepärast, et kui see saneerimisprotsess läbi saab aasta-2 pärast ja härra Nikkila läheb Skandinaaviasse muud tööd tegema, siis selleks ajaks, kui see programm on tehtud, siis meil ei ole normaalset organisatsiooni. Et meil oleks vaja oma mitteametlike töötajate suvepäevi teha põhimõtteliselt, kus tegelikult me saame kõik kokku, kõik, kes vähegi nagu tahavad siin edasi töötada, arvavad, et võiks midagi muuta. Kus me päeval siis teeme tööd sektsioonides, räägime, mis on meie mured, mis on meie probleemid, mis on need lahendused. Ja siis õhtul võtame selle asja kokku, tegelikult loome selle organisatsiooni, sest mina üksi ei ole organisatsioon. Ma olen lihtsalt üks kõneisik hetkel. Et aga tegelikult iganes Nordea töötajate nagu kogunemine või suvepäevad teile tundub, on see mõte, mida te võiksite toetada või kuidas teile tundub? Kas peavad kõik vallandamise ähvardusi saada? No ei või ikkagi. No ei või, kõik ei saa korraga vallandada, saate isegi aru. Et ette dikteeritud piirangud on ikkagi ületavad igasuguse absurdsuse. Võimu eesmärk on omada võimu, kes tahaks võimu jagada. Väga loogiline. Kui keegi tuleb su juurde ja ütleb, et anna otsustusõigust mulle ära, siis sa vaatad, aga millegi. On väga hea ise otsustada. Ma tean ise paremini. Et seal on mingid taolised, tõenäoliselt psühholoogilised protsessid taustal, aga ma rohkem ei oska kommenteerida. Sellepärast, et see, mis Eestis toimub, ei kuulu selle Nordea Skandinaavia panga nagu repertuaari tegelikult. Et me siseveebist loeme toredaid uudisid kogu aeg. Nõukogude inimesed mäletavad, kui ajalehes oli kirjas, pidi mingi jama. Täna me oleme jõudnud juba samasse kohta.
et me oleme corporate social responsibility eest saanud mingisuguse auhinna. Noh, kuulge, noh, see on nagu mingi nali. Et ma mõistan, mida mulle räägitakse, ka ülevalt poolt. Ja võib-olla ka psühholoogiliselt ma mõistan, aga ma ei ole nõus sellega. Et see on väga suur erinevus. Lõpetuseks, et kapitaliturgude kasumi ootused ja Baltikumi ja võib-olla meie juhatuse töökus ja isiklikud ambitsioonid ei saa olla nagu põhjenduseks, et 20 aastat üles töötatud organisatsioon ära loomutada ja 400 inimese heaolu, 400 inimese perekonna heaolu nagu sellega tingida. Et seega, et meil on põhjust, miks see asi ette võtta. Ja siis ma juba valmistasin tegelikult haiguslehele minekuks. Nagu. Ma teadsin, et siis ma olin ikka täitsa läbi juba. Tegelikult suvi on see, kus sa nagu laedama akusid, tegelikult ma olin täitsa tühjaks jooksnud. Ja see viimane asi oli mul see. Käisin veel perearsti juures, konsulteerisin, mida teha siis olukorras, rahustid, mida. Loomulik vastus on see, get the hell out. Nagu. Kui sa ei tule stressiga toime, sa võid selle põhjuse likvideerima, astu välja sellest pingekoldest. Ja oligi peale seda arsti kohtumist veel reedesel päeval, viimane augustikuu päev, kus ma veel andsin üle meie tunnustamislepingu drafti, lugesin veel sellele personalijuhile ja panka esindas advokaat ju kohtumistel, kujutad ette. Sa oled heatahtlikult, heas usus pead läbirääkimisi, sina võtad alati advokaadi kaasa, kujutad ette. Heas usus. Andsin edasi oma tunnustamislepingu drafti ja ütlesin, et kuulge, et me peame need suhted normaliseerima, nii ei saa edasi minna, see lõpeb väga halvasti. Ja peale seda kohtumist kutsub või kuidagi mu otsene ülemus ütleb mulle, kuule Hannes, et kliendi kohtumisi teed mees liiga vähe. Kusjuures mul oli kõige pisim suvi olnud. Ma tegelesin mingi 3-4 väga suure tehinguga. 10 miljonitesse eurodesse ulatuvate tehingutega. Terve suvi töötan nende projektide kallal. Ja suvel ju kõik kliendid ka puhkavad, sa ei tee kliendi kohtumisi, mida sa kohtud nendega? Inimesed on ju ära linnast. Ja mees ütleb, ei, liiga vähe teed. Mis mõttes vähe? Ütleb, mina saan aru, aga korrus ülevalt poolt nagu jälgitakse siin. Ja siis mul jäi kõik, ma ütlesin, okei. Esmaspäeval panin haiguslehe lauale, ütlesin, homsest mind ei ole. Kõik. Ja siis teine pool oli see, kus enam minu selja taga algusest peale, kui see kevadel saab laava pihta hakkas, kui ma hoiatse sain, kui see meil seal Nelson Mandelast rääkis, mul on ametiühingud selja taga, kes tahavad, ütlevad lihtsalt, nüüd me lähme ajakirjandusse sellega. Nüüd me lähme töövaidluskomisjoni sellega, see on nii otsene, räme diskrimineerimine, ja mina hoian neid tagasi, mehed, vara, ärme veel mine. Mis mõttes vara, Hannes, nagu? They are shooting at you. Ütlesin, oodake mehed, rahu. Paganeme veel, neil on veel ruumi tulla meile peale. Las nad tulevad kasutavad kogu oma selle amploa ära. Nende ainuke tööriist on Kuvaldo, las nad taavad meid. Peame vastu. Aga see oli viimane kord. Siis ma haiguslehele läksin, siis meil oli see, okei, meil olid kõik juba valmistasime ette, kuidas lekitada see informatsioon ajakirjandusse, teha sellest lugu, ja läks lahti septembri algusest ajakirjanduses. Ajakirjanik helistab mulle, ma ütlen, ma kahjuks ei saa kommenteerida, kuna ma olen meediaga suhtlemise eest saanud hoiatuse, ma ei taha, et mind vallandatakse, ma olen haiguslehel. Ja siis me andsime sisse ka töövaidluskomisjoni selle diskrimineerimiskeissi, et mind on hoiatatud selle vallandamisega, või see 10. mai see hoiatus oli diskrimineeriv, ametiühingu tegevuse tõttu diskrimineeritakse. Kirjutasime sinna igast muud asju sisse. Küll, mina olen haige, istun kodus, käisin vahepeal, ei jõudnudki puhkama jõudnud, käisin vahepeal Rootsis seal, saime ametiühingutega kokku, mõtlesime, mida teha.
ja siis oli istung, oli oktoobri alguses, TVK on hästi kiire, on ju. Istung on ära, otsus tuleb ära, otsuses on öeldud, Veskimäed on diskrimineeritud, pank, lõpetage diskrimineerimine kohe ja see otsus on nii-öelda binding minu teada. Järgmisel päeval, kuna ma olen haiguslehel, mul oli vaja töölt mingeid asju võtta, on ju, oma isiklikke asju ja pluss arvutist mingeid asju, ütlesin, leppisin kokku, üks päev peale töövaidluskomisjoni otsust, et mind on diskrimineeritud, lähen hommikul kell 9 kohale ja jälle 3 kohal. Vaatasin, okei, see on viimane paber. Kõik jälle ilusti lindistama, on ju. Suu soojaks midagi rääkisime ja siis loevad ette mulle selle, nii absurdne kui veel olla saab, on ju. Ma olen kuritarvitanud suurkliendi suhet. Ma küsisin, millal te viitate? 12. augustil suurkliendi vastuvõtul Noblessneri valukojas kahjustasid või kuritarvitasid kliendi suhet. Ma küsin, kuidas? No rääkisid neile, et sind võib-olla vallandatakse. Et ma ei või rääkida, et mul on teatud hirmud, eksistentsiaalsed hirmud või seda, et ma näiteks jään haigeks või. Ei või rääkida. Ei või rääkida. Ilma meiega kooskõlastamata sai klientide mitte midagi rääkida. Ma mõtlesin, okei. Teine, tööajakorraldusest pole jälle kinni pidanud. Ma ütlesin, mitte keegi ei pea, keegi ei käi 8.45 tööl ja ei lähe 17.15 ära. Ei, Hannes, sina ei käi. Ma ütlesin, see on ju otsene diskrimineerimine. Kas lasete siis kõik inimesed lahti, kes ei käi punktuaalselt tööl või? Ei lase. Ja ma ei mäleta, mis seal veel oli. Ma ei käitu vastavalt Nordea väärtustele. Pidevalt ei käitu vastavalt Nordea väärtustele. Nordea on 3 väärtust. Väärtuslikud, head kliendisuhted, väärtuslikud inimesed, ühtne tiim. Ma ütlesin, kuidas ma siis ei käitu? No ei oska mulle rääkida. Ütleb, lihtsalt ei käitu. Loevad mulle ette mingisugust protseduuri seal. Täielik farss. Ainuke asi, ma olen nii rõõmus. Andsin neile ka hagu alla, ei olnud lihtsalt see lambuke seal. No ikka aukusin neile vastu. No kui ikka koer maha lastakse, ikka parem vastu aukudega, kui lihtsalt pikali visata, saba jalga vahele, kuul pähe. Väga tore. Kõik sai linti. Ülemus käib tööl, joobes peaga, krediidikomitees, kõik asjad, mis ma seal neile ämbrid ette panin, kõik vennad ladusid välja. Seoses teatud asjaoludega me lõpetame sinuga töösuhte. Aru saada. Siis palun kirjeldage mulle või põhjendage seda, sest minu jaoks on see täiesti mõistmatu kontsept kuritarvitamine, suurkliendi suhte kuritarvitamine. Klient ütles, et sa olid klient, rohkem üks ütles, et sa ütlesid neile, et sul on vaidlused Nordea juhtkonnaga, et sa lähed varsti minema ja seega nad küsisid, et kuidas nad saavad sind kui kliendihaldurit usaldada, kui sa oled kohe ära minemas. Minemas või kui sul on kui sa ütled, et vaidlused, mis peetakse mitte tööteemadel. Sa üsna vastiselt selgitasid, see oli ühepoolne teema avamine klientidele. No ma saangi teha ühepoolselt seda, kui ma ise oma isiku eest nagu räägin. Aga see ongi nagu see, kui sul oli arusaamatu võib-olla usalduse mõiste või üldse nagu lojaalse töötaja mõiste, siis tegelikult rääkida klientidele niisugustest asjadest ka enne kui see on kas siis läbi arutatud või ka ütleme näiteks töövaidluskomisjonis või kus iganes. See oli avalik informatsioon, et te olete andnud mulle hoiatuse tööle mitte ilmumise. See ei olnud avalik hoiatuse, sinu poolt väljendatud teadmine oli see, et sind ähvardatakse vallandamisega, mis ei olnud tõsi. Mind hoiatati vallandamisega ametiühingu tegevuse tõttu. Me jääme siin eri arvamusele. Ja ma väljendasin lihtsalt hirmu klientidele, et ma kardan, et tõenäoliselt mind vallandatakse selle samade ametiühingu tegevuste tõttu. Ja ma tänasin koostööst, ma kindlasti rõhutasin, et panga ja kliendi vahelist suhet see ei mõjuta, kuna suurkliendi haldurid on palju.
kas te võite siis nimetada, kes need kliendid olid? Vaata, meie ei kahjusta kliendi ja panga vahelisi suhteid. Meie seda ei tee, kui seda vaja on, siis me seda kahtlemata teeme. Ja on kliente, kes on nõus ka, klient on nõus ka tulema tunnistama, kui selleks vajadus peaks tekkima. Aga sinule meil ei ole vajadust seda nagu tõestada. Panga pikaajaline edu põhineb usaldusel ja kindlustundel, mille säilitamise eeltingimuseks on ettevõtte eetilisus. Seega on oluline, et iga töötaja mõistab ja järgib käitumiskoodeksis antud suuniseid eetiliseks käitumiseks. Käitumiskoodeksi juhiste järgimine tugevdab panga mainet ja aitab kaasa meie visiooni teostamisele olla suurepärane Euroopa Pank, mida hinnatakse eelkõige panga klientidele ja aktsionäride väärtust loovate töötajate tõttu. Ja punkt 3.2 on aususe ja õiglase äri kõrged standardid. Panka iseloomustab kõrge aususe, professionaalsuse ja eetilisuse tase. Pank on kaasatud ainult sellistesse tegevustesse, mis on kooskõlas seaduste, järelevalve, asutuste juhiste ja ärieetika standarditega. Okei, ma mõistsin seda teksti. Mul oli üks küsimus lihtsalt, et seal oli viide ka pank käitub seaduslikult. Et meil on nüüd eilsest üks õiguskaitseorgani otsus, et pank ei ole töövaidluskomisjoni. Just, töövaidluskomisjoni otsus. See ei ole kohus, aga on õiguskaitseorgan töövaidlustes. Et seal on tehtud teatud otsused, et kuidas te selles valguses siis nagu panga käitumist täna näete? Tegelikult ma väidan, et see otsus oli äärmiselt subjektiivne selles mõttes, et diskrimineerimine tuvastati ja ainult seoses sellega, et sul ei olnud oma arvutile ligipääsu siis, kui sina seda soovisid. Ma tahangi öelda, ja see oli ka ainukene asi, mida töövaidluskomisjon tuvastas, milles sul võib olla, võib õigus olla. Ja nüüd tuleb siis see huvitav punkt. Nordea usaldamatus süvendab ka sinu järjepidev Nordea väärtustele mitte vastav käitumine. Suurepärased kliendisuhted, väärtuslikud inimesed ja ühtne meeskond. Palun tuua välja siis mingid faktid, mingid asjaolud, millal on mingid sündmused, kuidas ma olen siis jätkuvalt käitunud mitte vastavalt nendele väärtustele. Palun selgitage mulle seda. Ja võtke eraldi siis need 3 väärtust läbi, ma kuulan suure huviga. Demagoogia võtted on üldiselt nagu sellised, kus aetakse asi nagu väga laiaks ja pärast ei räägita nagu mitte millestki. Me räägime ainult sinust. Ära viita kogu aeg kellegile teisele, vaid me räägime sinust. Sinu palka tõsteti 50 eurot ja me räägime ainult sinu case'ist. Teised töötajad ei puutu asjast. Kuidas nüüd selle väärtuslike inimestega seotud on või see, et kus ma seda väärtust rikkunud korduvalt? Ütelge mulle seda nüüd. Kuidas mina olen rikkunud? Ma ei taha kuulda seda, kuidas teie olete rikkunud või austanud seda väärtust. Palun selgitage, kuidas mina olen korduvalt seda väärtust rikkunud. Ma ei saanud aru sellest argumentist hetkel, mis puutub siia töövaidluskomisjonis välja toomine, et mu palk on tõstetud. Ma ei saanud aru sellest. Ma tahtsin tuua näite sellele, et meie väärtustame materiaalselt oma inimestega siis, kui... Aga kuidas mina ei väärtusta? Kus see minu käitumise viga, korduv viga on? Palun selgitage seda. Sinu käitumise korduvad vead tulenevad tegelikult just nimelt tööaja korralduse korduvast rikkumisest. Seega ma ei väärtusta inimesi. Võib-olla te tahate siis selle välja maha joonida siit, kui te ei ole suuteline seda tõendama? Ei, mina ei pea sulle midagi. Vaata, praegusel hetkel me ei pea midagi tõendama. Me ütleme, et me lõpetame sinuga töösuhte, usalduse kaotuse ja korduva töökorralduse rikkumise tõttu. Kui me peame midagi tõendama, siis me seda tõendame. Ja kui sulle võib-olla tundub, et minu argumendid ei ole piisavad, siis ma võin sulle ka öelda. Ma ei kavatsegi neid siin praegu panna lauale. Aga miks mitte? Aga miks ma peaksin seda tegema? No te ju vallandate mu. Minu arust oleks see viisakas vähemalt võtta see tund ja natukene siis selgitada inimesele. Tänaseks on see töö ka ümber korraldatud selliselt, et kliendihaldur, keda sa korduvalt nimetasid assistendiks,
ta on suudab selle asja nagu üle võtta. Oma töö on minu assisteerimine, kas teed nalja? Ei ole. Enne, Liina, sa ei ole töötanud Nordes viisalt kaua, enne olid ametinimetused kliendihalduri assistent ja sellepärast, et selle töö sisu on kliendihalduri assisteerimine, on ju. Ja väga pühendunud, väga tark, väga tore inimene, väga austan teda. Viide sellele, nagu ma võiksin olla mingi šovinist nagu. See tuli kahjuks sellisena välja küll. See on lihtsalt allapoole nagu igasugust taset. Ma selle tööaja kohta ma ikkagi küsiks. Kas kõik inimesed tänasest päevast on alandatud, kes ei tule 8-4-5 tööle? Kindlasti ei ole. Kas te ei leia, et see on minu suhtes diskrimineeriv sel juhul? Ei usu. Ma küsin ühe asja veel üle teist. See jäi natuke see töövaidluskomisjonis nagu arusaamatuks. Et mis asi oli see, mina ei saanudki siiamaani aru, et mis asi oli see 30. septembri mingisugune analüüs, kus ma siis suutsin sattuda 4% kõige halvemate Nordea töötajate hulka. Mis asi see oli? Sest mina sellest teadlik ei olnud. Peter, me oleme juba 2 aastat teinud isegi aastavestlusi. Ja siis ma küsin selle boonuse kohta. 30. september tuli välja, et ma olen 4% kõige halvemini performante töötajate hulgas. Ja minu isiklike tulemuste eest maksti mulle 1,8-kordne kuupalk isikliku boonust. Maksimum 3. Kas siin ei ole mingit vastuolu teie jaoks? Või te maksate underperformeritele ka 2-kordse kuupalgale? Kõigile, nagu igal ühel annate seda palgatõusu? Sa lihtsalt õige küsimus, mis küsiti. See vastus selles mõttes on teisene. Küsimus on see, et sa oled nende hulgas, kes ei tööta vastavalt oma võimetele. You can do better. Vastavalt ma ei küsi oma võime, mul on võib-olla kõrged võimed, aga ma olen ületanud teie ootusi ju. Kui te maksate mulle boonust, seega mul küsimus on, mis oma võimed? Boonus makstakse vastavalt KPI-de täitmisele või siis ühesõnaga vastavalt nendele töötulemustele. Meil ei ole põhjust seda mitte välja maksta. Samas võib-olla kui... Töötulemused on head, aga ma olen underperformer, ma ei saa nüüd aru. Selles mõttes, et ma sain... Kas me peaksime sellisest 1,8 korda, maksimum 3 on teie jaoks vähe, siis see on sõltub teie ootustest. See on võrreldes teistega. Ma ütleks, et peaaegu 2-kordne palk, suurepärane boonus. Erinevad perspektiivid, et oleks saanud 2,2, oleks võib-olla saanud teistele järgi natukene, aga mul ei ole ka nii suured materiaalsed ootused. Tulemust ei olnud, kui oleks olnud, ega me ei tööta ainult materiaalsete ootuste pärast, et siin ongi nagu need väärtused ja inimese nagu hoiakud ja eetika. Et me ei tööta ainult selle pärast, et kas see läheb maha minu arveldusarvelt, kui ma ei tee mingit asja ära, või kas mul on sellised materiaalsed ootused või mitte. Me teeme ikka tööd oma töö pärast, loodetavalt pühendunult ja lojaalselt. Olgu, ma toon väikse vastuolu veel siia sisse, et arvestas, et ma olen loonud ametiühingu ja püüan seista kõikide töötajate huvide eest. Kas te ei arva, et ma väärtustan töötajaid? Ja ma ei näe, kuidas sa seda teed. Ma ei näe ka, et missugune... Luues organisatsiooni, kuidas sa seda teed, ma ei näe seda. Et missuguste töötajate väärtuste eest sa oled seisnud? Kõigi töötajate. Mille? Palgad tõuseks, et oleks vähem pingeid organisatsioonis, mis iganes. Ma olen üritanud ka saada informatsiooni. Pingeid oled pigem tõstnud sina oma käitumise ja tegevusega? No, ütleme, et töövaidluskomisjon andis ühe teise hinnangu, et mina ei ole diskrimineerinud Petri Niikilet ja pank ja Petri Niikil on diskrimineerinud hoopis mind. Ei, seda seal ei ole väidatud. Et seega pingete... Sa praegu pigem näitad asju teisest endale sootsas valguses. Olgu, me lähme, see on selline abielu lahutuse koht, no et kes nüüd siis nagu süüdi oli ja ma arvan, et pinged eskaleeriti mõlemad poolt, see on väga hästi dokumenteeritud, nähtav, võite lugeda mu Facebooki seinalt viimast Silver Kuuse legendaarset sõnavõttu, kus ta isiklikult lihtsalt ründab mind. No ausalt öelda, see on ikka tase sõbrad ja kolleegid, milleni ma ei oleks oodanud, et teiesuguse kaliibriga juhid kunagi jõuate. See, mis sa ütlesid mulle seal töövaidluskomisjonis, Hannes, ära seda tooli tõsta, äkki tõmbad selja ära, sa oled ju nii haige, Liina. Ma ei öelnud, et sa oled haige, ma ütlesin, et ma tõstan tooli ise. See oli allapoole igasugust taset,
aga noh, see on igaühe enda südametunnistus, on ju, püüame jääda professionaalseteks siin ja viime selle jutuajamise lõpuni, et teate, ühele asjale ma tahaks teie tähelepanu juhtida. Panga, kuidas ma ütlen, panga poolt valeinformatsiooni esitamine töövaidluskomisjonil minu arust on ikka häbiväärne. Et seal väita, nagu Kari Vesiaid-Sepp, on ju, kliendihaldur siis, mind assisteerib, tubli kolleeg, oleks siis puhkusepäeva, kui ma võtsin tagantjärgi välja, ilmunud tööle, mis iganes 6. mai või mis see oli meil, on ju. Nagu ta oleks väitnud. Hannes ei tule täna tööle, kuna tal eile läks pidu pikemaks ja ta natuke halb olla. See on vale väide. Mul on lihtsalt piinlik, et te olete pannud jälle ühe kolleegi oma valede hammasrataste vahele. Kuidas te julgete sellist asja teha? Kes ei tulnud tööle? Ei, kes ei tulnud tööle, ei ole küsimus. Küsimus on, te panite Karin Vesiaid-Sepale. Te panite Karinile sõnad suhe. Inimesega, kes ei tulnud tööle. Ja te panite Karin Vesiaid-Sepale sõnad suhu, mida ta pole kunagi öelnud ja valetasite töövaidluskomisjonile, mis on õiguskaitseorgan. See on lihtsalt, see on kohutav. Ma räägin lihtsalt kui inimene siin nagu, et võtke endale kõige paremad advokaadid. Mul ei ole probleem, ma võtan ka kõige parema advokaadi. Aga esitada vale väiteid, vale fakte, panna inimestele valesid sõnu suhu, see on lihtsalt, see on ebaseaduslik, mitte ainult ebaeetiline, on ju. Kui te tahate rääkida eetilisest. Me praegu arutame sinu ebaseaduslikku ja ebalojaalset käitumist. Arutame. Ma lihtsalt annan teile natuke tagasisidet, et meil oleks vähemalt võimalus teada. Me oleme seda tagasisidet saanud korduvalt ja see ei ole olnud konstruktiivne, vaid on olnud lahmiv ja pigem vale. See, kui sa oled kogu aeg väitnud ka ajakirjanduses, et sind on ähvardatud vallandamisega, siis seda ei ole tehtud. Ärge minge oma juriidilistesse nüanssidesse. Kuidas midagi sõnastada? Keerake spinniga oma sõnu, kuidas te tahate, nii siseveebis, välisveebis, ükskõik kus. Tõde ju lõpuks tuleb päevavalgele. See, mis tegelikult sisu ega inimesed ei ole rumal. Töövaidluskomisjon. No eks tulevikus ka kohtud on selge ja ajakirjandus. No midagi pole teha avalikkuse kliendid. Kas sa ähvardad või? Kuidas ma ähvardan? Millega ma saan teid ähvardada? Teie valandate mind ju. Sa väga ähvardad. Kõle, ma paneks mingi väikse pirni ka. Peeter, kuidas sul eelmine kolmapäev krediidikomitees läks? Jõudsid sa sinna? Jah, muidugi jõudsin. Väga hea. Oli sul pohmelus ka? Ja oli. Ma jõudsin tööle, osalesin. Käid pohmakaga krediidikomitees, võtad vastu meie suurklientide laene puudutavaid otsuseid. Palju õnne sulle. Anna ise lahkumisavaldus, Peeter. Ei anna. Nii, ma tänan. Kõik hea.
Noh, ja siis läks see juriidiline jama edasi, on ju, mind nad enam ei tunnustanud, usaldusisikuna majja mind enam ei lastud, töötajatega kohta ei lasknud, on ju, ma läksin PÖFFile vabatahtlikuks, sain häid filme, Tristan Priimägi ja pundiga vaadata seal, on ju. PÖFFi ja ma olin siis ühe žürii saatja. Tead, mis žürii üks liige tegi või? Maik, tervisi Hollandisse tõesti. Mees läks ütlema oma žürii võidufilmi, see oli tema ülesanne, läks ütlema. Ja me olime nädal aega koos, või isegi 2 nädalat olime siin koos, rääkinud elust ja kõigest, mis toimub. Ja mees ütles võidufilmi välja ja siis ütles nagu midagi taolist nagu ja Hannes, life is long, struggle is long, aitäh teile, ja läks lavalt ära. Kõik olid, Nordea on peasponsor, Nikkila istus seal esireas. Ma ei tea, kõik said aru, Tiina sai aru, kõik said aru sellest, et see mees tegi poliitilise avalduse seal peasponsori suhtes. Fuck, ma ütlesin ka Maigile, kas see hulluks läid mees või? Ta ütles ka lihtsalt, tead, on mingid asjad, kus ei saa oma suud kinni hoida. Ja sa pead võib-olla valima sõnu õieti, aga suud kinni hoida ei saa. Ma lähen vennal Amsterdami külla, viin talle pudeli konjakit ühel päeval. Aga nüüd kriitikute töö juurde. On aeg anda üle rahvusvahelise filmikriitikute ühingu Fipreski žürii auhind parimale võistlusprogrammi filmile. Seda palume lavale tegema žürii esimehe Hollandi filmikriitikute ühenduse liikme Mike Navsi. Žürii töös lõid kaasa Kaplinna ülikooli filmiosakonna professor Dr. Martin Bota ning filmisemiotik Tristan Priimägi, kultuurinädala lehe Sirp peatoimetaja. Good evening. First of all, I would like to thank the festival, of course, and Mrs. Tina Lok for a great reception and a great festival. We're amazing 10 days. Especially would like to thank our amazing personal assistant, Mr. Hannes. You're right, life's an adventure. Keep on living it. No ja siis tuleb see, mis edasi saab, on ja siis tuleb, me oleme sisse andnud selle vallandamise ebaseaduslikkuse temaatika on ju uuesti TVK-sse ja meil on tähtajad tulemas, valmistume ette kõik, istung 5. jaanuar. Ja tavaliselt nädal aega hiljem, 12. jaanuar, siis oligi otsuse välja kuulutamine. 6-tunnine istung, seda võib ka kunagi kuulata, aga see oli kinnine istung, pank soovis, et see on kinnine eelmine kord, esimesel istungil olid ajakirjanikud istusid seal ju, sellepärast mindi kohe ju, põhimõtteliselt järgmisel päeval oli see asi lehes, peale esimest istungit. Ja on ju, kinnine istung 6 tundi, meil oli vahepeal 15 minsa breiki, on ju.
ja kohtunikud lõpuks ütlevad lihtsalt, meie kogemuse juures, kümnete, ma ei tea, palju neid kaasusid on seal näinud, see on kõige piinlikum protsess, mille kohtunikuks me oleme pidanud olema. Otsus nädala aja pärast. Puhas võit meile põhimõtteliselt. Vallandamine ebaseaduslik, mees tööle ennistatud, ma oleks pidanud 13. jaanuari võib oleks tööle minna, diskrimineeritud, kõik on Eesti seaduste valguses, ILO konventsioonide ja Euroopa sotsiaalharta valguses. Kõik, lõpetage diskrimineerimine. Makske valuraha mehele. 500 €, siiamaani maksmata. Ja siis hakkab trall pihta. Samal õhtul helistab mulle otsene ülemus, ütleb Hannes, ole lugenud otsust, sa vist ka, ütlesin jaa. Ütlesin, et põhimõtteliselt selle otsuse järgi ma peaksin homme tööle tulema. Ja siis ütleb, tead, ära tule homme ja ära tule ka lähiajal tööle. Me ei soovi sind füüsiliselt kontoris näha. Ja siis sinna tuleb juttu, mingisugune kontekst veel juurde, on ju, miks see nagu oleks hea ja bla bla bla, aga käsk oli väga otsene, ära tule. Jaa, tere Hannes. Jaa, tere Silver. Mina olen Silver ja Nordea korporatiivi juhtus. Ma kuulan sind. Saad rääkida minuga? Jaa. Kui minuni jõudis töövaidluskomisjoni otsus ja ma usun, et see on tänaseks ja selleks minutiks ka sinuni jõudnud. Jaa. Ja nagu ma sellest otsusest aru saan, siis otsus on tehtud niimoodi, et sinu tööleping Nordeaga on kehtiv. Jah, et ma saan aru, et ma peaksin homme siis põhimõtteliselt selle otsuse järgi tööle tulema. Ja, siis minu ettepanek nagu tööandja poole pealt ja osakonnajuhina oleks see, et ma olen täiesti nõus, et see tööleping on jõus. Ja nõus täiesti sellega, et maksame sulle palka, aga ma nii-öelda lähemate päevade asjus paluks, et sa tööle füüsiliselt ei tuleks. Siis ta saadab kirja mulle vastu. Kiri on hoopis teise tooniga. Kiri on see, me tunnustame, et sinu tööleping kehtib, aga me ei oota sinult vastu töösooritust. Me maksame sulle palka, aga me ei oota sinult töösooritust. Just kui pall läiti minu kätte. Ei. Ma teadsin, mul kui vaja kuulata, kuulame üle. Ära tule, väga selge. Siis hakkab pull pihta. Saame kokku, hakkame läbi rääkima. Vaatasin, see ei vii mitte kuhugile ilma välise surveta. Siis tuli 3. veebruari äripäev ja ERR-i uudised. Et ta on ennistatud, tööle ei lubata, palka ei maksta, TVK-d ei tunnustata. Ametiühingud kutsuvad Nordea AB juhatust alustama sisejuurdlust oma Eesti üksuses. See on kõige karmim asi, mida ametiühing võib öelda üldse. Ja siis hakkas. Räägime läbi, kogu see protsess nüüd on ju. Saame kokku. Helistab mulle, saame kokku täna kell 4, saame kokku homme hommikul kell 8:30. Ma ütlesin, kuulge, teete nalja või? Ma olen täiesti täieliku stressiseisundis, ma ei saa teiega kokku iga päev. Mul ei ole oma advokaadil, mul ei ole oma esindajatel aega teiega kogu aeg kohtuda. Ühe korra käisin Helsingis, 3 tundi istusime seal. Räägime pikalt laialt, kui teeme settlemendi, siis juhtub nii, et kõik kaob ära, probleem kaob ära, aga kui me ei tee settlementi, läheme kohtusse, on meedias see asi, küpsetame seda seal ilge jama, saate isegi aru, jah, saame aru, teeme siis settlementi, siis hakkab see kauplemine pihta. Põhimõtteliselt Hannes kirjuta alla settlemendile,
kommiraha eest. See on ei. Ma olen seda asja ajanud tõe ja õigluse nimel ja need on väga väärtuslikud printsiibid minu jaoks. Ma ei loobu nendest, need on väga kõrge väärtusega. Noh, lõpuks lihtsalt on, kõik on tore, on ju. Mehed on nii viisakad, pakuvad mulle saia süüa, pakuvad mulle refilli kohvi, pakuvad mulle kuradi, kas meie auto võib sind sadamasse viia, ma ütlesin ei, rongid sõidavad, ei aitäh, kõht on täis, kohvi võib juua, on ju. Kõik on nii viisakad. Mis ma oskan sulle öelda, vaata, meie oleme huvitatud nagu kokkuleppimisest saada. No nad ei ole valmis. Kõik asjad, ei, vaata need küsimused, sina ei ole valmis. Ei, ma ka ei ole, jah. Ühesõnaga, vaata, küsimus on selles, et vaata, meie ei suuda tõestada oma lääne partneritele, et see asi on konstruktiivne. Kui me liigutusi ei tee, ja me praegu sõltume liigutusi ei tee, mis tõttu ametlikult keskelt hakkab situatsioonist välja astuda. Vaata, küsimus on, et me istume seal, me teeme selles asjas, nagu kus meie volitused teeme mingisugused edusammud, aga me ei näe, et sa suhtled. Ja nüüd sellepärast, et sul on selline kitsas arusaame läbirääkimistest on nagu, nüüd on see, et me siis istume. Ja vaatame meile seda 10-kordset nõudmiste ja pakkumiste vahet seal. No, mis teha siis? Mis nagu avalikkuselt tuues diskrediteerib ametlikult. No las ta siis diskrediteerib, ma võtan enda peale selle. Et sa võid distantseeruda, ütled, et mina ei tea... Selles, et kuidas me siis viime nagu ellu selle panganduse organiseerimise tee? No seda tuleb teha nagu julgelt ja... Kuidas see käib, kui me oma partnerid nagu kotime välismaal? Ja paned meie nagu selles mõttes tööpingutuse selle nagu küsimärgi alla. No Peep, kuule, no mind on diskrimineeritud, mind lasti lahti, on ju. Et noh, mis me nüüd siin räägime, et kes nüüd mida pingutanud on? Ja sa oled ohver, eks ole, nii ohver. Ei ole, ma võitlen, ma ei ole ohver. Lääne ametiühingutel võttis aasta aega, et üldse ärgata Peep nagu. Need vennad suuda mulle Lääne ametiühingud nagu. Nii, ja kui nad sulle ei meeldi, siis on sellepärast tööga nendega, nendega ei peagi siis suhtlema või? Nüüd on neil kiire kuidas me viime ellu oma selle mõtte liigutusest? No tuleb võidelda edasi, midagi teha pole. Kuidas me teeme ilma Lääne toetuseta siin kohalikku ametiühingut? No nagu ikka, metsavennad on alati ise oma asjadega hakkama saanud, on ju. Ei taha diilida. Sa ei taha klausida ja kõik ümberringid klausimise hetk on käes. No las nad ütleb. Küsimus on see, et palun tee meiega koostööd ja aktsepteeri, mida me sulle ütlema. Peep, mul on lihtsalt siuke ettepanek. 2 asja muideks. Üks asi. Vaatame, kas me saame kohtutäituritega nende kontot blokitud, kas nad mulle palga ära maksavad. Teine checkpoint tuleb laupäeval, kus on Nordea töötajad ka suur gala, kuhu ma olen kohale. Vaatame, kas nad mulle politsei kutsuvad. Vaatame. Miks sa teed seda? Mille jaoks seda vaja? Sellepärast... Kas sa saad aru, et sa sellega lõhud meie nagu... Mida ma lõhun nagu? Mida ma lõhun? Kuule, oota, sa kuulame lõpuni, ma ütlen, mida sa lõhud. Sa lõhud sellega faktiliselt seda tähendab pinda, millele me rajame tegelikult seda panganduskoostööd Skandinaavia suunal. See on just imete skandaalne käitumine, skandaalitsemine, millele tööandja viitab. Mina olen skandaalitsemine. Viitab selle, kuula. Aga ma ei saa aru, miks on vaja minna näiteks sinna koosolekul töötajate, ma olen töötaja, ma tahan suhelda oma kolleegidega, Kuule, las nad maksavad mulle kõigepealt palga ära, siis hakkaks rääkima nendega, on ju. Just, meil on praegusel hetkel võimalus sulle kokku leppida täispakki ülitis. Ei, ma võtan palga kõigepealt. Kuule, ma ütlen sulle, minu koostöö tingimus on see, et ma saan nendes plaanides osaleda ja ma saan seda asja jõuliselt suunata kokkuleppele. Kui sa põhimõtteliselt ei ole kokkuleppest huvitatud ja sa tahad nagu teha neid igasuguseid diile enne ja taha, siis ma kahjuks ei saa oma aega sellele kulutada rohkem. Ja ma pean kahjuks lugema selle pangandussari nagu küsitavad. Ma tunnen ennast kasutatuna ja olen sellest asjast väljumas, kui sa ei muuda stiili. Ma mõistan, ma saan sust aru. Ja ma võtan Skandinaavia ametinud kaasa selle asja tagant teha. Mõistan. See on minu suure meede sulle. Olgu. Sa võid avata, et ma käitun nagu nõmedalt. Ei. Ma saan absoluutselt aru sust. Mind huvitavad Eesti ametiühingude tulevik, mitte sinu 700 000. Ma tean. Ja ma püüan kõiki. Ma arvan, et 100 000 on sulle ka päris hea. No mulle anti nõu, et küsige rohkem.
no vaatame, võtame mõttepausi. No mis me vaatame? No me oleme vaadanud seda asja tükk aega, kuidas... Ma tean. Neil on kiire, neil ei ole kiiret nagu. Meil ei ole kiiret. Kas sa saad aru, et meie usaldusväärsus kaob? Hävi, kiiresti. Kaob küll. No kuule, vaata, meil on Skandinaavia kadunud. Kas me selle oleme nõus, et sa ei lähe sinna peole kiusama? Ei, ma ei tea, ma küll tahaks minna, ma ei ole läinud oma sõpru. Sa oled haige, mäletad? Ma olin haige, jah. Laupäevaks ma saan terveks ju, gripp võtab nädal aega. Aga ma ütlen, ma võin Peegu või sellele Petrile kirjutada täna, et aga laupäeval näeme nagu, et kui sul peo ajal on aega, lähme, teeme väikse napsu, räägime juttu nagu. Et laupäevaks mul on okei ja ma tulen kohale. No okei, ma saan aru, et sul ei meeldi. Sul on see kinnis idee, sa pead need asjad kõik ellu viima, sa tahad ja vii üksinda need asjad ellu. Okei, Peep, ma saan aru, et sulle need asjad ei meeldi. Olgu, ma mõistan. Ja ma teised kaalun, kas siis ma ei tea, mida teha teist. Mul mingi siuke idee oli lihtsalt, palju ideid on. Minu mõte on see, et teeme tiimi ja me lepime selle asja kokku, kuidas see asi nagu maandub. Tead, mis teeme või? Teeme tšeki veel, et ma teen järgmine nädal, ma loodan, pank annab seadusest tulenevalt mulle ruume kasutada. Ma teen töötajate koosoleku, ma küsin neilt, nagu, mis te arvate, mis toimub? Kas te minu käitumise mõistate hukka või toetate seda või olete neutraalsed? Miks sa seda teed? Mis see kasu? Ma tahan teada, ma tahan mingi... Kuule, aga ära liha pea. Ei, Peep. Let's be tough on the problem ja soft on people, nagu ma olen alati selle poolt. No sinu peal ma muidugi olin palju tough. No ei, pole hullu. Et ongi siuke, probleem ongi kõva, et tuleb kõvasti asjad ragistada. Ma tänan, Peep. Olgu, jah. Aitäh, tšau. Okei, kus me oleme nüüd, mitmes meil täna on? 3. märts on ju. Meil on 3. märts on ju. Ehk siis sellest kohtuotsusest saab peaaegu 2 kuud mööda. No ei ole settlementi kirjutanud alla. No ei ole veel valmis on ju. Ja olen kõik ära rääkinud neile, teie mehed ei taha kohtusse minna. Andke nüüd alla. Te ei taha kohtusse minna, ma kutsun kõik oma suurkliendid tunnistajateks, mille peale need mehed on nii suure egoga mehed ja ütlevad, kurat, ei suuda nüüd oma töötajaga kokku leppida, veate oma kliente kohtusse või. Meil on ju huvide konflikt, nagu nii kohtunik ei usu meie juttu ju. No, äripäev on seal kohtu ukse ees, on ju, istungid on kinnised, on ju. Tervist oligarh 1, tervist oligarh 2. Lähete kohtusse ja lähete tunnistusi andma. No see on ju selline aplaava. Kutsun oma 15 kolleegi sinna. Korporatiivpank teeb 89% EBITDA-st on ju, või kasumist siis on ju. Kutsun kõik need ohvitserid sinna, kellest pooled on mu isiklikud sõbrad ja võib-olla mõnele ma ei meeldi on ju.
kõikide nende töötajate töörahu, isiklik rahu rikutakse sellega ära, et on vaja nad vedada kohtusse, kindlasti räägitakse neile sõnad peale, teil on autoliisingud, teil on majalaenud, teil on lapsed, mõelge nende peale, olge ettevaatlikud, vaadake, mis te seal tunnistusi annate, ja hakkab see pihta. Need mehed on valmis selle panga maha lammutama lihtsalt selleks, et mitte maksta tõe õigluse eest väärikat hinda. Ja mille pärast? Neil on raha vähe või? Ei. Because we don't give a shit. See Rootsi ajakirjanik, ma olen ju Rootsi meedias ka olnud, selles Sidestream meedias, ametiühingute pressis, kus on ju 10 000 tiraažid. Rootsi ju tavainimesed juba teavad sellest skandaalist, see ei ole lihtsalt läinud mainstreami. Et pangasektor ja mingid, ma ei tea, mis sektori ametiühingud, seal ju info liigub juba. Ja andsin info edasi lihtsalt tegelikult ainult selle, mis oli ERR-is ja Äripäevas ülejärgmine nädal. See ajakirjanik vaatas, wow, this is great news, great material. See mees sai kätte Nordea panga Rootsi siis juhatuse pressiesindaja, küsis talt, millal alustatakse sisejuurdlust oma Eesti selles kehas. Ja vastus oli, praegu on see eestlaste käes, on Eesti üksuse juhtide käes, selle teema kureerimine. Sisejuurdlust ja selle probleemiga tegeletakse. Sisejuurdlust alustame siis, kui on olemas, kui me oleme kaotunud esimese astme kohtus. Ma ei imesta, et Allar Jõks helistab ja tahab muga kokku saada. Nüüd nad vahetasid advokaate, kuna eelmine büroo, ütleme, et käitus sellisel kujul, kus ma ütlesin, et ma olen kaotanud nii teie advokaatide kui juhatuse suhtes usalduse ja mina teiega enam mitte kunagi ei kohtu. Nikkilat ma ei näe elu sees enam. Välja arvatud võib-olla Helsingi raudteejaamas, kui ta kunagi burgereid seal müüb. Sorainen, nüüd esindab panka Sorainen, väärikas büroo, Agu nimi on seal peal, nemad lollust ei saa teha. Endine kohtunik, õiguskantsler ja tippadvokaat Allar Jõks on nüüd laavadaga vastas. Jõks helistab, tahab kokku saada kogu aeg ka. Saame kokku. Ei, oota. Me vahetame trahvte, me vaatame, et meil oleks ikkagi olemas mingi normaalne leping. Ja küsi, ja muidugi ma ei saa seda, kuna need läbirääkimised on konfidentsiaalsed, sellele konfidentsiaalsusklauslile on alla kirjutatud, ma ei saa seda sisu kommenteerida, aga üks asi, mida ma ütlesin nagu Nikkilale ja Eero Hurmele ka Soomes käies, kui ma olin Helsingis kohtumisel, ka Evershedi büroo, kõige suurema pangaga, maja, kõige kõrgem katus, kesklinnas on seal tohutud pinnad, 3 olime seal. Ja ma ütlesin neile ka, mehed, teil on valik kas settlement või täielik häbi. Ja nad vaatavad, mis mõttes. Me ei ole midagi valesti teinud. Ma ütlesin, ei. Härra Nikkila, Nikkila on siis juhatuse esimees, Baltikumi juriidilise teenistuse juht, Eero Hurme, kes oli ka kohtumisel, Baltikumi HR juht, Eesti HR juht, Eesti ettevõtete panganduse juht, minu otsene ülemus on nii sügavalt sellesse skandaali ennast mätsinud, selles osalenud, võtnud ise nagu otsuseid vastu, mida teha, ja viinud ellu mingid teatud otsuseid, mis on ebaseaduslikud, ebaeetilised, ebamoraalsed. Ja kõik need inimesed peaks saama distsiplinaarkaristuse selle eest, nad peaks vabandama avalikkuse ees, klientide ees ja töötajate ees. Ja? Hakkame sealt pihta. Meil läbirääkimiste ruumidel olid filmi nimed. Meie istusime läbirääkimiste ruumis, mille nimeks oli Star Wars. Ja mulle öeldi pärast seda kohtumist, Hannes, meenutades seda Star Warsi, et sa mees ei ole mitte ainult, ei ole meiega siin planeedil koos, sa ei ole isegi samas universumis. Sa oled kuskil, sa oled täiesti, sa oled ju kuskil mingis Dreamlandis. Sa mees räägid ju täitsa segast juttu. Et see on vaatame seda, kes siin segast juttu räägib.
ja ühesõnaga, noh, mis nüüd edasi saab nagu, mis on siit dilemma tegelikult? Dilemma on see, et minu privaatne küsimus ja kollektiivi huvid, on ju. Kui mina kirjutan alla settlementile ja selle teemal enam mitte kunagi ei räägi, on ju, siis kaob ära igasugune läbirääkimisjõud Nordeaga selleks, et esindada töötajate huve, on ju. Et dilemma on see, kui mina annan alla, kes siis järgmisele, kes võtab selle järgmisele selle rolli üle. Kindel on see, et järgmist inimest niiviisi peedistama ei hakata, sest pank teab, et see võib väga kalliks maksma minna. Ja nad on Eestis juba kaotanud oma reputatsiooni, lõpuks nad kaotavad selle Skandinaavias. Ja siis hakkad pead lendama. Et kuidas see nüüd nii lahendada, et minu isiklik see diskrimineerimiskeis saaks lahendatud ja töötajate huvid oleks kaitstud, et nad saaks vähemalt hakata enda eest seisma. Ja mis ma siin, ma olen lubanud töötajatelt, ma lahkun pangast siis, kui on alla kirjutatud kollektiivleping. Ja mulle tundub, et see võib minna, et ma pean sellest lubadusest taanduma. Sest need mehed isegi ei lase mind majja sisse. No kuidas ma esindan töötajaid, kui ma ei saa nendega suhelda, kui mind ei lasta isegi nendega kokku. Mind ei lastud ju sinna Nordea töötajate kaalalegi sisse. No kuidas ma saan neid esindada? Et võib-olla on parem, on ju, mina olin nende sünnitusvalude juures, andsin nii-öelda inimestele konstitutsiooni, on ju, ehk siis absoluutsest monarhiast sai, kui soovite, parlamentaarne monarhia, on ju, et ei ole absoluutne võim ainult ühe inimese käes, vaid see on kuidagi hajutatud, toimub mingisugune reguleeritud nagu läbirääkimised, mingi erinevad huvid on kaitstud. Et võib-olla see läheb nii, et ma pean kogu sellest asjast taanduma ainult sellepärast, et minust ei ole enam mingit kasu nendele töötajatele. Vaidlen esimeses astmes, vaidlen teises astmes, mida 3 aastat vaidleme ja samal ajal inimeste eest seista ei ole võimalik. Et raske olukord, nagu mulle üks hea nõuandja ütles, et see on sinu südametunnistuse asi ja eks näis. Ei tea, ma hetkel ei oska vist midagi rääkida. Kõik või? Miks ma helistan ainult sul on see, et vaata nüüd on, ma võin eksida, kas homme või ülehomme need järjekordselt ülekande tähtajad. Peaks olema, jah. Just. Ja nii nagu me kokku leppisime, me teeme need ülekanded ära, aga siin on nagu üks probleem, mis on tõusetunud ja ma tahtsin lihtsalt sinuga nagu sellel teemal veidike rääkida, et me oleksime mõlemad teineteise suhtes otsekohesed ja klient on mulle öelnud, et seal toimub mingi sebimine ESL-iga ja sina kuidagi seal ja mingi see liikumine seal on, et oskad seda kommenteerida, sest mina ütlen su kliendile, et ei, et Hannes mulle lubas, et ta hoiab kogu sellest Nordeast kõigest täiesti eemale ja see oli ka see kokkulepe, et suurendab need nagu väljamaksed. Et ma just tahtsin küsida, et kas see vastab tõele, et seal midagi selle ESL-iga ja Nordea usaldusisikuna seal toimetad või mingi asi seal käib? Saad sulga, mis siis selle ametiühingu ootused sulle on või on see valeinfo? Saad aru, minu soov on see, et sa ei oleks seal kuidagi viisi nagu selle Nordeaga seotud sellepärast, et see on nagu see ka kokkuleppe osa. Minu roll on anda asju üle ja aidata kaasa sellele, et leitakse uus inimene.
ma isegi ei tea, kuidas selle juriidikaga sobib, sest juriidikast seda absoluutselt ei mainitud, on ju. Kas ma saan, mulle on nagu märku antud või mõista antud, et sa ise oled tahtnud nagu EFL-iga seal kokku saada ja mina teen Norda töötajatega, et Allar. See on sinu mingi, mis see sinu täpne plaan on, kas ainult asju üle anda või seal midagi, no saad aru küll, et me räägime ühest asjast, et klient ei taha, et hakatakse seal midagi nagu ametiühingu kaudu jälle midagi urgitsema. No see on nüüd peaks nagu, pank võiks lõpuks, vabandust, ma natuke ärritun, on ju, et pank võiks nüüd vabariigi seadused läbi lugeda ja hakata neid lõpuks täitma, on ju. Ja mitte sekkuma ametiühingu siseasjadesse selliste küsimustega isegi. Et ausalt öelda, mul on natuke piinlik kuulata seda juttu nagu. Et ametiühing teeb vastavalt seadusele oma põhikirjale oma tööd nagu. Mina olen siiamaani usaldusisik, tõenäoliselt toimuvad uue usaldusisiku valimised nagu, kuidas, kelle abiga EFL seda korraldab, noh see ei ole nagu panga asi, on ju, vabandust. Lõpetasime ära töölepingu ja kohtuvaidlused, on ju, ja ma loodan ausalt, et kõik osapooled sellest midagi õppisid ka, on ju, et mitte jätkata nagu samasugust, noh, kuidas ma ütlen viisakalt, on ju. Noh, et jõudaks jälle samasse kohta, et nüüd oma järgmisele usaldusisikule siis nagu maksta hüvitist ja lõpetada kohtuasjad lõpuks ära, on ju. Sest EFL jätkab oma seaduslikku tegevust, on ju, ja ma loodan, et pank lõpetab selle seadusliku tegevuse nagu takistamise, on ju. Et kui kahjuks midagi õpitud ei ole, no siis jõutakse täpselt samasse kohta lõpuks, on ju. Et pangal tõenäoliselt on palju vahendeid selleks, et järjest inimesi nagu kinni maksta ja seda asja nagu kuidagi summutada, on ju, aga... Palun ära ertu, ma räägin sulle seda, info mul on ja mina tahan aru saada, sest ma olen jõle lollis olukorras, kui mulle klient ütleb mulle, et te ju leppisite kokku, et ta hoiab Nordiast eemale, te ei võta Nordiast. Ei ole Nordiast tööd enam tõepoolest nagu. Aga ja noh, minu arusaamist mööda oleks sinna ka see, Allar, kui EFL... ta ei osale seal selles ametiühingu tegevuses, muidu mina ei oma lubadust täita. Mulle meeldib oma lubadust täita, saad aru? Allar, ma ei ole kunagi lubanud mingit ametiühingu, sest et minu vastaspooleks oli Nordea Pank nagu. Ja mina eraisikuna lõpetasin ära oma töölepingu ning minu diskrimineerimise ja ebaseadusliku vallandamisega seotud kohtuprotsessid nagu. Ühingust ei ole ma kunagi mitte midagi rääkinud nagu, sest et see ei olnud, sest et kolmandate osapooltega mina ei räägi oma nagu eraasju, mis puudutavad teisi suhteid. Et kui pank on siin midagi valesti aru saanud, siis noh, ma ei oska seda kuidagi kommenteerida, on ju. Aga meil on omavaheline leping nagu, mõlemad pooled peavad seda lepingut täitma, kui ei täideta, noh siis nagu üritame läbirääkimistega, kui läbirääkimistega ei saa probleeme lahendada, siis tuleb kohtusse pöörduda, on ju. Mul on iseenesest selline tunne, et tundub nagu loogika vastane, et usaldusisik saab olla keegi, kellel ei ole nagu töösuhet. Aga no see on mul esmane mulje, et ma pean Kadriga üle rääkima. No mis iganes, kui EFL ütleb, et ta kutsuks minu esinema näiteks mõnele koosolekule, on ju, mina kui ekspert või mina kui mis iganes nõuandja, siis loomulikult seda kaaluma nagu. Et pank ei saa mulle öelda, kus ma tohin käia, kus ma ei tohi käia, mida ma tohin öelda, mida ma ei tohi öelda. Et lepingus oli see väga täpselt ju selgitatud nagu. Et ainuke asi, mida ei tohi öelda, mida ma kunagi ei tee, ma olen väga tänulik härra Nikilale ja kogu sellele pundile, on teha negatiivseid statemente panga ja tema töötajate kohta. Ma olen väga tänulik nagu kogu sellele üritsele selle aasta kohta, on ju. Aga et siis hakata nüüd kas otse või läbi advokaatide nagu mind survestama mingitest ühingutest, ma ei tea, võib-olla näiteks pangale ei meeldi, et ma mingit teatud sporti teen, on ju, mis on seotud Nordea mainega, ma ei oska öelda, on ju. Et kuskilt siis hakatakse nagu välja imema mingisugust ideid, et aga see oli ka nagu osa kokkuleppest, no kahjuks ei olnud, on ju. Annes, mina tahan lepingut täita, mina tahan selle peatüki sulgeda oma elus, ma arvan, et sina ka. Et ma lihtsalt tahan teada seda, kas ma toin õigesti aru, et sa ei taha teha seal midagi muud, kui anda nii-öelda oma poolel olevad asjad lihtsalt üle, ma ei tea, kes seal uueks valitakse või mis seal nagu toimub? No... Oleks see okei, kui ma niimoodi väljendan või? Ma arvan, et see on adekvaatne jah, et kui pank muidugi kuidagi sekkub sellesse ametiühingu töösse, on ju, ja me ei saa näiteks valida uut usaldusisikut, no siis nagu vaakumit ei saa jätta ka sinna sisse, on ju, saad isegi aru. Et kui mul ei ole kellelgi üle anda või tekivad mingid probleemid seal,
no mis siis saab, ega me ametiühingut laiali ei saada, sellepärast et Nordea käitub kuidagi ebaadekvaatselt, on ju. Meil on leping, nagu mina täidan lepingut, ma palun pangal ka seda teha ja lõpetada igasugune muu šantaaž ja mingisugune, noh, ütleme, noh, ma ei tea, selline ebaadekvaatne nagu suhtlemine või ma ei saa aru absoluutselt, millest üldse jutt on. Jutt on lihtsalt selles, et klient mulle andis teada, et ka toimetas seal midagi sellest nagu ametiühingus edasi ja mulle tundus see natuke kehva. Lugegu leping läbi, vaadaku, mida ma tohin toimetada, mida mitte nagu. Ja kõik ülejäänud küsimused nagu lihtsalt, sul ei ole pädevust nendele vastata ja mult nagu küsida ka ju. No mida, kui järgmine kord pank ütleb, et kuule, et ma kuulsin, et see mees käib ühe Nordea töötajaga kinos nagu koos, et aga talle nagu tundub, et Hannes nagu ei tohiks Nordea töötajaga näiteks suhelda, et tal tekkis selline mulje, et lepingus lepiti kokku, on ju, la, on ju, mis sa teed, siis helistad mulle, küsid, et kuule, Hannes, kas see vastab tõele, kas sa võid kommenteerida seda? No hallo, kahjuks mitte nagu. Lihtsalt mulle tundus see imelik olukorras, kus minu arusaamist mööda ei saa usaldusisikuks olla. Seetõttu ma mõtlen, mis mänge seal nagu mängitakse. Minu lähtekoht on see. Mängite mingid mänge, tehakse lihtsalt oma tööd ja pangal on algusest peale olnud Eesti seadustest omasugune arusaamine ja meil teistsugune. Et mingite teatud aspektides töövaidluskomisjon tegi oma otsused, kellel õigus oli, on seekord. Et ma ei oska seda kommenteerida. Millised seisukohad, kuidas tõlgendavad erinevad osapooled seadusi ja nii edasi nagu. Mina tean ainult, mis on minul lepingus kirjas ja sina tead ka, mis on seal kirjas. Just. Ja mina täidan lepingut, punkt.